Hiiutorni elalik oli õieti rääkinud. Teda aitas põrgu teha kivist leiba. See nõiatöö käis sedaviisi. Kui õhurõhu mõõtja ning kajakate halin ennustas Hiiu erakule, et ligineb torm, siis kutsus see kokku kõik oma seltsimehed torni kõige alumisse võlvkotta. Selle ruumi nimi oli kirik. Kirik vastu oksa. Oli seal kantselgi ja selles käis tema ise jutlustamas. Need olid kohutavad jutlused, üleskutsed kõigile, mis kuritöö, mis inimeste seisukohalt koledus. Pea peale pööratud kogu 10 käsku, kogu inimkonna vihkamine, vihavaen kõige seas esiti oma rahva vastu. Patt oma kohutavas suuruses oli tõusnud vooruseks, ususalg, reetmine kohuse tundeks. Inimeste needus, see oli uhke nauding. Ja sel ajal, kui ta jutlustas, ta ainsam lihane poeg pidi istuma ta jalge ees kantsli jalgastmel, et harjuks varakult koleda õpuga ja jaksaks seda ükskord siis, kui isa on läinud koju, aru andma oma teemoneile. Ses kirikus tavatsedi hirvitada kiidulaulu asemel. Pööra segi 10 käsku, võlts ole, teise oma ihka, tapa, röövi, oma isa, vanaisa ning suurimat isa, keisrit, mõnita, Jumalat teota ja kui leiad kauni lille, mille nimi on naine, kisu puruks, ära säästa, heida enesest ning talla porri, kui oled tast tüdinud. Laps ei mõistnud veel küll võib-olla seda, mida pidi kuulama. Homme või veel öösel on jälle pidupäev põrgule. Niisugusele rõõmusõnumile seltsimehed tõid välja kiriku käärkambris sinna peidetud vened, mis olid ehitatud 3 inimese jaoks, kergest korgipuust, väljaspoolt üle tõmmatud härjanahaga ja asetasid nad kitsasse eeskotta, läbi mille käisid üles merilained kuni torni keldri võlmistikuni. Kui siis oli puhkenud torm, iga mees istus oma venes ning ootas õnnistust. Ja see tuli kindlasti. Meister ise, kui oli saabunud öö ja väljas marutses, läks üles torni glorietti ja hakkas õhutama keemiapaja all lubjaga hõõgel hoitud tuld, mis andis valgust otse kui välk ja tõstis siis maha 3 suure akna vastas olevalt seintelt paljud puutahvlid. Nende taha olid peidetud 3 suurt õõnes metallpeeglit, mis seepeale läbi 3 akna heitsid pimestavat valgust kuni mere horisondini. Sel kuradi pühapäeval tavatseti kellagi helistada. Saarel elavad ei võinud näha valgust ega tunda kella häält, sest torn oli saare poole külgi avausita. Läänemerelt Soome lahte viival merikaldal seisab 2 tulitorni Rootsi rannal, Gustavsvörn. Eesti kaldalt Tallinna ligidal 1. Laevur tunneb ära kummagist ühe, kuhu poole peab võtma koosi tormisel ööl. Hiiu pahavaimu läidetud tuli ja öine kella kumistamine ajas aga segi igasugused rehkendamised. Seda nähti ikka Tallinna majakuna, kus pakkus end kindel 100 mohus olijaile. Kiideti Jumalat ärapääsu eest. Sinna poole tüüriti laev ja tunni aja pärast oli kõik purustatud Hiiu karidel. Siis aga, kui hädapaugud merihädaliste appihüüded üle kajasid marumühast, jõudis välja kaljuõõnsusest meistri venede parv, ründas vajuva laeva, kelle sai kätte elavalt, läbistas püssikuulidega, mis leidis varanduse poolist, raha, väärtasju, toidumoona, selle pillus oma venedesse. Kerged paadid libisesid läbi kaljurägastikust, mille keskel hukkusid laevarisud. Pärast töö lõppemist tuli veel teine ja rohkem. Veetlik tuli pettis juure igalt poolt laevu ja neil oli raske pääseda elaval inimesel. 2 tundi enne koitu kustutas tule ahjukoldest purustaja vaim, et mitte päeval kedagi ligi meelitada. Ohvrite seast ei jäänud iial kedagi elama. Kui oli mees, tapeti kohe, kui oli naine, anti surmapiinadele. Nad olid liitunud põrgu ja merega, taeva ja maa vastu ning ei olnud iial kaitset nende eest. See oli see nõiavägi,
millega osati sigitada kaljudest leiba, liha, puuvilja. Karidel pihuks murdunud laevad täitsid Hiiu torni kambrid, sahvrid, keldrid.